Tere, head YouTube'i vaatajad ja Kaguraadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänased külalised on siin minust paremal Põlva mees, Põlvast tulnud siia kohe ekstra. Mis sa tulid bussiga või? Autoga. Ja tema nimi on Jüri Varik, kes on ettevõtja, raamatukirjutaja ja muidu tubli mees, matkaja. Ja minu vasakul käel on Andro Roos, kes on Tartu linna volikogu liige, Tartu Keskerakonna piirkonna juht. Kuule, sa läksid tere, aga sa läksid ajast ette, et linnavolikogu liige aastast 2025, kui valijad usaldavad. Ei, see on praegu ma olen komisjoni liige lihtsalt, linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige. Aga Keskerakonna Tartu piirkonna juht olen küll. Ja autoga tulin. Nii et tere tulemast ja rõõm teid näha. Ja mis kõige olulisem, me hakkame rääkima väga keerulistel teemadel. Esimene on, me teame, et riigieelarve võeti vastu alles hiljuti ja Riigikogu kinnitas ja igati ainult üks mees oli vastu, aga Jüri Vassa pärast räägid sellest mehest. Nii et kästest esimesena siis hakkab rääkima. No vanem mees. Kui tubli mees. No nii, Jüri, ole hea. Nii, mis siin Riigikogu poolt vastu võetud riigieelarvest rääkida. Ega midagi positiivset ei ole sellest rääkida. Seda enam, et kunagine hea tuttav Aivar Sõerd ütles selle kohta ka päris karmid sõnad, et see riigieelarve ei ole selline eelarve, mis peaks olema. Ja kui natukene süüvida sellesse eelarvesse, ma ei ole küll kõiki neid eelarveridu läbi vaadanud, aga need, mida ma olen vaadanud, need teevad ausalt öeldes muret. Ja muret teeb mitmest valdkonnast. Eelkõige selles, et selles ei ole ette nähtud piisavalt vahendeid hariduselu edendamiseks, ei ole kultuuri edendamiseks ja ei ole ka majanduse edendamiseks rahalisi vahendeid. Ja need valdkonnad on need, mis aitavad Eesti riiki ülal hoida, aga kui neid kärbitakse rahasid, siis andke andeks, kuidas see Eesti riik jalul püsib üldse. Teine asi on see, et kuna ma tegelen pikki aastaid kultuuriga, siis seda kultuuriraha on niigi vähe ja kui sealt veel võetakse 13 miljonit ära, siis ei jäägi nagu midagi järgi, sest aatelisel eesmärgil ei ole ka võimalik kõike teha, eriti kui tulemas on suur tantsu- ja laulupidu. Ja kolmas asi, et me peaksime vaatama ka inimeste elatustaset. Kui maksud tõusevad ja nüüd tõsteti küll seda keskmist või alampalka natuke ülespoole, aga meie palgad jäävad ikka kaugele maha, kas Taani palkadest või Rootsi või ükskõik millistest palkadest. Kui näiteks Taanis on mees teenib aastas palka Taani kroonides kuskil 602 000 Taani krooni, eurodes oleks ta kuskil 81 000 eurot, siis meie aastapalgad jäävad ikka kuskile oluliselt väiksemaks ja sellega nagu eriti midagi Eestis teha ei ole nende kõrgete hindade juures. No Andro Roos, sind peab kiitma selle eest, et sa oled loonud sellise võimaluse, et me saame siin käia rääkimas ja seda saab isegi YouTube'is pilti vaadata. Suur tänu. Ja meilist kiidame ka põhimõtteliselt, Kaguraadio meilist. Kaguraadio meilist ka kiidame. Ta paneb selle Kaguraadiosse ilusti ja me oleme tema jaoks ka teinud, parendusi siin, et Kaguraadios oleks meid ka ikkagi kvaliteetne kuulata. Et Kaguraadio näitaks ka nii pilti Toomas Pauri autorisaatena on, kui ka oleks hääl kvaliteetne. Ja siis püüame juttu ka siin rääkida niimoodi, et oleks... Meelis on tõesti tubli mees. Et oleks kuulajatel ka hea kuulata. No nii, nüüd on kiitmis tehtud ja palun. Nii. Ja kui sa küsid riigieelarve kohta, siis tegelikult ka koalitsioonisaadikud ei oleks tohtinud sellele poolt hääletada. Ükskõik, et nad on Reformierakonna liikmed või Eesti 200 liikmed või seal akna all või kes need seal sotsiaaldemokraadid, eks ole. Sellepärast, et igal Riigikogu liikmel peaks olema isiklik vastutus, sest kui nad oleksid ettevõtjad, siis nad ei saa niimoodi teha, et täna saiapäts maksab, ma ei tea, ütleme euro, aga homme paneme 3 eurot sellepärast, et saiatehasel on vaja kaitsekulusid teha ja esinduskulusid ja kõike muid kulusid. Et oleks eraettevõte, siis kaupa, mida sa toodad, saab ikkagi müüa selle hinnaga, mis ta turutingimustes maksab. Nemad müüvad meile riigiteenust nii-öelda, ise nad niimoodi seda näevad, et see on nagu sotsiaalne tellimus,
mida siis kodanikud või valijad või riigi alamad või kuidas nad seda ise nimetavad parasjagu. No enne valimisi oleme kodanikud, aga ütleme valimiste vahelisel perioodil nagu maksumaksjad ja riigi alamad nende jaoks. Et põhimõtteliselt riigiteenuse tarbijad, nagu me oleme, riigiteenuse hinda on võimalik neil maksukoormuse tõstmisega tõsta lõputult ausalt öeldes. Nii kaua, kuni meie kodanikena kas tänavatele või muul viisil protestima ei lähe, et seda seltskonda maha võtta või muul viisil vastutama panna, nii kaua põhimõtteliselt see riigi pirukas meie jaoks kallinebki. Kallineb seekord, ütleme 2 korda, järgmine aasta veel 2 korda ja nii edasi. Nii et need maksutõusud muidugi alles tulevad. President, kui ta oleks riigimees, siis ta ei tohi välja kuulutada sellist riigieelarvet. Juba sellepärast, et nagu ma aru saan, Jüri Varik ütles ka, et kõigega ei ole jõudnud tutvuda, mina ei ole jõudnud üldse tutvuda selle riigieelarvega, aga printsiibis on see eelarve juba vale, sellepärast nagu ka on viidatud, Anastasia Kovalenko minu arust ilusti viitas, et ka ja ka õiguskantsler on sellele tähelepanu juhtinud, et ega riigieelarve detailsed kulud peavad olema ka toodud riigieelarve seaduses, mitte ei pea olema mitte siduvas seletuskirjas, nagu nad täna on. Juba sellepärast see eelarve sisust rääkimata on põhiseadusega vastuolus ja põhiseadusega vastus olevaid seaduseid ei tohiks Vabariigi president välja kuulutada ja muidugi Riigikogu ei tohiks ka selliseid seaduseid vastu võtta, kui on juba ka õiguskantsler näiteks sellele viidanud ja õiguskantsleri arvamus ometi peaks olema nendes küsimustes väga autoriteetne. Ja muidugi kui sisuliselt rääkida, mina ikkagi jään selle juurde, et kaitsekulud tuleb peaaegu täielikult maha võtta. Need niinimetatud kaitsekulud. Sest meil ei ole mõtet hakata võidurelvastuma ei Venemaaga, ei kellegi teisega. Samuti ei ole meil mõtet hakata oma rahva raha eest ellu viima teiste organisatsioonide välispoliitilisi ambitsioone. Kui me viime ellu, nagu me täna reaalselt de facto viime ellu Ameerika Ühendriikide välispoliitikat sisuliselt, oma majandusega, oma rahvaga ja oma kaitseväega ja oma välisteenistusega, siis tegelikult suur osa sellest kuludest tuleks tagasi nõuda. Ma saan aru, et piirivalve loomulikult ja politseiüksused ja Kaitseliit, et selle tegevuse finantseerimine, see on nagu okei. Või koolides nagu riigikaitse õpetamine. Aga need maksutõusud, mis nüüd on nagu tulnud ja mis on täiesti arutuks ajanud nagu meie majanduskeskkonna ja mitte ainult ajanud, vaid ajavaat tulevikus uuest aastast järjest enam, et nende mõjusid me hakkame alles nägema. Sellel ei ole mitte mingisugust õigustust, kui me vaatame neid kaitsekulusid, mille jaoks siis need maksutõusud tehti. Need ei ole kõigemini kaitsekulud, need ongi tasuta teenus, tasuta välispoliitiline teenus, mida me osutame Ameerika Ühendriikidele ja vaata, kui meil oleks munadega või kui munasid pole, siis vähemalt oleks mõistusega välisminister ja mõistusega koalitsioon ja riigijuht, siis ta peaks kohe, nii nagu Ungari peaminister võttis ühendust Trumpiga, Kaja Kallas Euroopa Liidu kõrge välisesindajana ei ole võtnud, aga vähemalt meie välisminister, kaitseminister, peaminister peaksid ühendust võtma ja läbi rääkima Trumpiga, et vaata, kui meie nagu seda välispoliitilist teenust osutame Ameerika Ühendriikidele, et haugume siin NATO idatiival ja kutsume sõda oma hoovi peale, et siis tuleb meile ka kohast hüvitist maksta selle eest. Et ma saan aru, et ära seda nagunii lõpetada. Mina lõpetaks selle ära. Ma ei hakkaks hüvitist küsima ja ma lõpetaks selle haukumise ka ära. Nagu püüaks elada rahumeelsete naabritena nii vähe või nii palju, kui see antud juhul, kuhu me jõudnud oleme, üldse võimalik on. Aga fakt on see, et võidurelvastumisega me ei jõua kuhugile ja ammugi ei jõua me Ameerika Ühendriikide välispoliitika tegemist oma väikese rahva higi ja verega kinni maksta. Nii et see on minu seisukoht. No ma korraks veel, et kuidas Aivar Sõerd, kes on professionaalne rahandusminister, julges seda teha? Mis teda ajadas seda tegema?
noh, Aivar on alati olnud päris sihuke otsekohesne ja aus inimene, kuigi vahepeal ta kaldus ka natukene nagu võimuliidu suunas, aga kuna see eelarve ikkagi on nii võssa pandud ja nii läbinähtamatu, siis see enam ei mahu Aivarile kuidagi pähe. Seda enam, et Aivar on tunnistatud ikka Brüsseli poolt üheks Euroopa parimaks rahandusministriks omal ajale. Ja tundub, et koalitsiooni poolt ainukene aus mees. Jah, ainuke aus mees. Aga mida ma tahtsin veel ütelda, oli juttu välisministrist ja mul sattus 20. novembril pihku üks siukene huvitav lugu, kus Margus Tsahkna heiskab Financial Timesile, et mida meil on palju raha. Et tema ei saa aru, et kuidas teistel valitsustel ei ole raha, kas teised valitsused ei oska oma inimeste makse tõsta. Et siukse lause ütles Margus Tsahkna. Ja teine siukene huvitav vakt, mida ma olen ka kuulnud, mida on päris palju liikunud, on see, et tänu Reformierakonnale on meid tehtud Brüsseli jaoks katsejänesteks, et vaadatakse, kui suur on meie taluvuspiir hindade tõstmisele. Et need on siuksed kaks huvitavat asja, mida ma olen lugenud internetist. Aga ma küsin nüüd selle teema lõpetuseks, et riigieelarve on vastu võetud. No presidendi käes on see otsus kinnitada või mitte kinnitada. Aga mis, no ütleme, sina ei ole vaadanud, aga mis seal on see kõige hullem, mis riivab rahva siis seda enestunnet? Ei no, vaata, üks asi on nagu tulupool, et kui pigistatakse rahvalt täiendavate maksudega raha välja, nagu siin automaks, tulumaksu tõus, käibemaksu tõus, aktsiiside tõus, kõik sellised asjad. See ju mõjutab otseselt majanduskeskkonda, ettevõtluse tasuvust. Ja me ei ole ju ainult siin siseriiklikult ei konkureeri oma vahel, vaid kõige tähtsam on see konkurents nagu Euroopa Liidu ja maailma riikidega, mis tähendab seda, et iga rahva rikkuse aluseks on ju tootmine ja kui meil eestimaine tootmine kõrgete maksude tõttu järjest enam kinni läheb ja ettevõtted pankrotistuvad, siis järelikult voolab ka meie riiki vähem rikkust sisse, aga tarbimine jääb samaks. Vaata, sina, Toomas, süüa tahad ikka, kui sa tööd teha ei jõua. Süüa tahad ikka ja seda rohkem tahad süüa, tööle ei käi, passid kodus, kõht läheb 2 korda kiiremini tühjaks. Kogu aeg tahad midagi, kulud kasvavad, aga tulusid ei tule. Ja vaat see on võrdpilt meie riigist ja meie rahvast, mis need maksutõusud teevad. Ja teine asi, kaitsekuludest ma juba rääksin, et on mõttetud kulud sellisel kujul, nagu neid nüüd tehakse ja nüüd tõstetud on, et see on nagu mõistlikkuse piiridest välja läinud. Et meie võidurelvastuda kellegiga ei suuda ja sellest ei ole ka mingit kasu, me võime 10 korda suuremad kaitsekulud teha, aga võidurelvastuda me ikkagi idanaabriga ei suuda, ega mitte kellegiga. Me ei suuda isegi, ma ei tea, Rootsiga võidurelvastuda, kui meil peaks Rootsiga mingisugune kana kitkuda olema. No võib-olla Lätiga suudaksime, aga siis veristaksime mõlemad üksteist nagu ära. Juba enne, kui sõjatandrile jõuame, et lihtsalt tõmbame majanduslikult pankrotti ennast. Ja ütleme, kui me kulu poole pealt räägime, siis on ju lisaks nendele mainitud nii-öelda kaitsekuludele ka väga palju asjatuid kulusid, mis tõmbavad meie rahvast ja riiki alla, nagu on Rail Baltic. Või nagu on, ma ütleksin isegi liiga kõrged palgad tipp-poliitikutele ja ametnikele. Ja üldse mitte ainult kõrged palgad, mingisugused tühjad ametikohad, mida meie riigil üldse tarvis ei ole. Meil on nüüd tonnide viisi või 10, 100 kaupa selliseid riigiametnikke nii riigiasutustes kui kohaliku omavalitsusasutustes, kes mõtlevad välja bürokraatiat, aga see bürokraatia omakorda takistab lisandväärtuse loomist. No vaata, mina tegutsen näiteks mitmetes valdkondades, finantsvaldkonnas, aga meil on Tartu Hoiu-laenuühistul tütarettevõte on näiteks Eesti ühistumajad ja meil on väga paljude arendusobjektide osas, kus me peaksime saama ehitusload, peaksime saama kasutusload, peaksime saama planeeringud tehtud. Me väga paljudel juhtudel, me ostame objekti, dokumendid on korras, me ei osta mingisugust vaidlusaluseid asju kunagi, et vaatame, et kas läheb õnneks. Aga pahatihti juhtub ikkagi nii, et me ostame korraliku asja, isegi seal, kus võivad olla planeeringud tehtud, ehitusload peal ja ikka tuleb mingisugune vaidlus, kas kohaliku omavalitsusega või riigiga.
Aga vaata, selle vaidluse ajal lisandväärtust ju ei looda. Ja oleks ainult nagu see, et nüüd ainult Andro Roos nagu selliste asjadega maadleb. No siis ei oleks probleemi, et võiks öelda, et Andro Roos sitt mees nagu, eks ole, et las kakleb seal, eks ole. Aga see on võrdpilt meie ettevõtlusest ja tuleme tagasi nende samade tonnide viisi või tuhandete kaupa ametnikke, kus on kabinetis istuvad kuskil ja mõtlevad välja neid bürokraatlikke reegleid, kinnistavad neid läbi Riigikogu kummitempli seadusteks, käivad Euroopas, saavad sealt käskusid koolitustel, et millised uusi regulatsioone teha ja siis saksaliku või siukse, noh, ütleme, eriti haiglasliku täpsusega püüavad järgida ja oma rahva peal nagu katsetada, et olemegi nagu see katselabor nende asjade elluviimiseks. No vaat see tõmbabki meid alla, et kulud lähevad suureks ja tulusid lõpuks ei tekigi. Jüri, tahad midagi? Teine moment on see, et nii kaua kui meil valitsuse liikmed või president mitte millegi eest rahaliselt ei vastuta, nii kaua toimub ka see isevoolu teed mineke ja seaduste eiramine. Praegust on, kui ma tutvun kas või ehitusseaduse muudatustega, neid muudetakse aastas 5-6 korda vastavalt sellele, kuidas riigil on vaja teatuid objekte ehitada, millel tegelikult avaliku kasutamisega mitte midagi ühist ei ole. No võtame kas või nüüd, Brüsselist saadi luba 2,6 miljardi euroga toetada tuuleparkide ehitust. Kes selle raha maksab? Maksavad meie maksumaksjad kinni, sest ega Brüssel raha ei anna. Ta annab nõusoleku toetada meie tuuleparkide rajamist. No jah, ja vaata, kui saaks selle tulemusena 2,6 miljardist ehitatakse tuulepargid ja saaks sinna vastu siis lubaduse või garantii, et elekter on järgmised 10 aastat tasuta või poole hinnaga, siis võiks ju, ütleme, et väga hea, et mõistlik, eks ole. Aga elekter läheb veel kallimaks, kui ta praegu on. No teine asi on see, et riik selleks, et kuidagi lisaraha teenida, müüb meeletult riigimaad. Praegust on oksjonil 209 kinnistut suurusega 10-20 hektarit, alghinnaga 300 eurot. Kinnistu, mitte hektari hind. Kinnistu hind 300 eurot. Ja keda seda müüakse? Müüakse nendele, kes on nõus paigaldama tuulegeneraatoreid sellele maale. Ja seal ei arvestata mitte mingite kohalike tingimustega, ei arvestata inimeste tervisega mitte millegagi. Lihtsalt hävitatakse ja nagu ma ükskord ütlesin, et meie ilusate Männi ja Kuusemetsade asemel hakkavad Eestimaad katma ainult tuulikud. Ja ma pean ütlema niimoodi, et oleks need siis Eesti oma inimeste kätte läheks, aga nad lähevad enamasti ikkagi välisettevõtete sellepärast, et ongi odavad. No ilmekas näide on Saaremaal ju, seal on juba mitu merekinnistud müüdud norralastele. Nüüd tahetakse seda suurt mitmesaja tuulikuga maad välja pakkuda, et sisuliselt kaluritel ei ole varsti enam võimalust merelegi minna saarlastel. Ja kohalike rahvaga absoluutselt ei arutada, eriti lähtudes sellest, et meil on ikka põlisrahvastega tegemist. No nii, suured tänud teile esimese punkti ees, kus me saime riigi eelarvest natukene väikese pildid luua oma kuulajatele ja vaatajatele. Hiljuti teatati meile meedia kaudu, et järgmise aasta majanduskasv saab olema 1,6%. Millised on need tootmisettevõtted, kes seda siis kasvumootoriks on või on see lihtsalt maksude arvelt tõuseb? No, ma arvan küll, et neid kasvumootoriga ettevõtteid eriti ei ole. Kui ma Kagu-Eestis kuulen, siis ettevõtted järjest sulgevad. Alles mõni päev tagasi öeldi, et 160 talu on lõpetanud tootmistegevuse sel aastal. No millest me räägime ja ei näe neid ettevõtteid ka, et mõni üksik ettevõtte võib-olla tuleb juurde. Ega tema ka ei hakka sükst tootmist. Põhiline on ikka hinnatõusud ja maksutõusud. Selle arvelt tõusud, jah. Ma ei näe küll mingit muud sihukest, võib-olla Andro oskab paremini ütelda, aga ma olen nii palju ettevõtlusega tegelenud, et ja oman päris palju tutvusi ettevõtjate hulgas ja oman ka tihedat koostööd paljude külaseltsidega Võrumaal,
ma ei näe kuskil seda ettevõtluse kasvu, pigem ettevõtete sulgemisest räägitakse üha rohkem ja rohkem. Ei no ja mul ei ole ka, et ma olen ju Tartu Õiulaeva ühistu juhatuse esimees, meil on väga palju ettevõtjaid ja ettevõtteid on liikmeteks. Ja noh, kuskil ei kuule nagu seda, et keegi tahaks laiendada või et oleks mingisugune perspektiivikas valdkond, mida Eestis oleks mõttekas arendada. Varasematel aastatel, enne 2022. aastat, kui ei olnud nagu seda koalitsiooni ja kes siin praegu nagu võimutseb, siis meil ühistus ikka olid nagu arutelud, et tegeleks näiteks toiduaine tootmisega või paneks mingi metallitööstuse veel käima. No meil on ju praegu energeetika, eks ole, ja metsatööstus, aga metsatööstus meil töötab ka ainult tänu sellele, et meil on eksportturud. Et kui me peaksime müüma halupuid näiteks Eesti rahvale, siis siin ei ole maksujõulist klienti, kellele seda niimoodi müüa ja siis me läheksime pankrotti põhimõtteliselt. Nii et me töötame ainult tänu sellele, et on eksportiv sektor ja no millega on pöördud minu poole, et ongi maavarade kaevandamine. Aga maavarade kaevandamine, eks sealt läheb suur tolja nii-öelda riigile ressursitasude näol. Noh, sellega tuleb arvestada, kui sa tahad seda teha, eks see on ka nagu selles mõttes loomulik, et me eeldame ju seda, et kui ta läheb riigile, läheb ta riigieelarvesse, siis ta võiks ju mingil kujul minna rahva hüvanguks. Aga fakt on ka see, et miks maavarade kaevandamine võib-olla tõesti on perspektiivikas Eestis on see, et jällegi see on eksportiv sektor. Et noh, et mitte eestlane ise ei osta oma killustikku, võib-olla Rail Balticu jaoks küll, eks ole, aga need rahad tulevad ju ka Euroopast eurotoetustena. Aga ikkagi nagu see, et seda nagu välja vedada, aga no siis tekibki nagu küsimus, et kas me oleme jõudnud tõesti nagu Afrika asumaa tasemele, kus meie majanduse ainukene sisu ja majanduskasvu mootor saab olla see, et me oma toormetsa välja müüme, võib-olla väärindame ainult halupuudeks, eks ole, rääkimata siin laudade tootmisest või mööbli tootmisest või muul viisil väärindamisest. Ja siis tõesti ainult, et paekivi lõhkuda ja killustikku teha seda sellest ja sadama kaudu Rootsi müüa ja võib-olla siis tõesti veel meretuuleparkide kaudu rahvast koorida ja mis see siis seal Lääne-Virumaal on fosforiiti kaevandada. Et see 1,6 ja kuidagi vähe, vaata maa pööratakse segamini kõik, eks ole, metsad võetakse maha ja ainult 1,6%. Majanduskasv, et see on siis illusioon. Ma arvan küll, et see on illusioon, jah. Et neid illusioone on siin üpris palju juba räägitud rahvale, ka sel aastal pidi majandus 3. kvartalis kasvama hakkama. Lugege vannu ajalehti, ma soovitan seda soojalt teha. Kasvas, aga negatiivses võtmes. Jaa, et meil ongi ikka suund sinna poole, et lihtne on lammutada, aga midagi asemele teha on natuke keeruline. Et mul tuleb meelde selle lammutamisega teema, ma vaatan Põlvaski, kui palju lammutatakse küll koolimaja ja kaubanduskeskust ja et poeg kirjutas kunagi ammu keskkooli lõpukirjandi teemal, et kerge on lammutada, raske on taastada ja et tõmbeldati see poliitiliseks kirjandiks ja sai ainult 60 punkti. Et nii on tänapäeval ka, et kui sa sel teemal räägid midagi, et midagi ei kasva, siis sa oled kohe nagu riigi vaenlane ja putinlane ja kremlimeelne ja mida kõike. Aga tõele tuleb silma vaadata ikkagi ei saa niimoodi lähtuda, et me paneme mingid illusoorsed kasvuprotsendid. Noh, eelkõige see on jälle rahvale valetamine, puhtalt valetamine ja rahva nagu manipuleerimine, et rahvas ei hakkaks väga sõna võtma. See on minu arvamus. Toetan, nii on. Nii, selge, lähme aitäh selle eest järgmise teemaga ja see on raudteeettevõtte Operail müüdi 19 miljoni euro eest maha. Räägitakse, et see ei olnud eriti arukas tegu, aga milline on teie arvamine valitsuse poolt? No, ja kellel ta müüdi, teate või? Ossinovskile müüdi. Selle linnapea isale. No jah, et müümine on alati siuke asi, et see on ühekordne mingisuguse raha tulek riigi kassasse. Aga kui mõtelda tagajärgede peale, siis tegelikult on see kahju. Meil ju korra müüdi raudtee maha, nüüd osteti suure raha eest tagasi. Ja nüüd siis müüakse, kui ma siin natukene jälle mõtlen, et milline oli meie raudtee olukord kas või
1938. aastal. Siis oli laia rööpmelisi kaubavaguneid oli 5639. Palju on nüüd Eestis kaubavaguneid? Ei tea. Siis oli reisivagunid üle 300. Palju nüüd on? Ei tea. Meil olid tollal laevad, nüüd ei ole laevu. Ja tänu selle transiidi kadumisele Eesti on kaotanud ikka, kui mitte 3 või 4 miljardit, siis 2,5–3 miljardit kindlasti on kaotanud. Ja selle tõttu on ka täielikult seisma jäänud suuresti Muuga sadama tulukus, on seisma jäänud Koidula piiripunkti rajamise mõttekus ja paljud muud asjad. Jah, ega jääb üle nagu nõustuda selles mõttes, et midagi rõõmustavat nagu ei ole nendes asjades. Et valitsusel ei olnud tark teguse maha müüa? No vaata, ma ütlen sulle niimoodi, et mina olen nagu näinud makseasutuse juhina, Tartu Hoiu-laenuühistu on ju ka makseasutus, ja ma olen näinud makseasutuse juhina, kuidas Operaili turuväärtust enne müüki sisuliselt vähendati. Ja ma räägin sellest. Ma siin isikuandmeid ei avalikusta, aga ma räägin nagu printsiibist, kuidas seda tehti. Et ma olen näinud, et üks Eesti ettevõte, keda ka nagu peeditakse ja peetakse nagu kuidagi putinoidseks või niimoodi, kuigi nad on toimetanud vabariigi algusest nad ei olnud putinoidid, aga hiljem millegipärast, kuna väga palju kaubandusest on Venemaaga seotud, ajasid Venemaaga äri, ega see ei tähenda seda, et nad Putini südamesõbrad on, kui sa ajad businessit nagu tood kas või kütust Venemaalt, mida Venemaal on, jumal on sinna maa sisse pannud, vaata Eestil ei ole nagu nii palju naftat pannud, Venemaale on, et kus sa siis tood, eks sa tood ikka sealt, kus sa soodsalt saad seda, eks ole, ja see ei tee siit muidugi putinoidiks, et sa seda tegevust teed, aga näed, niimoodi tituleeritakse. Ja ajakirjandus muu hulgas tituleerib ja ma tean, et üks ettevõte tegigi ülekande Operailile, ma ei mäleta kumba panka, kas oli nagu Swed või SEB, ja ta kandis need rahad ära ja väga kaua aja pärast need rahad tulid tagasi märkega, et sisuliselt et me ei võtagi vastu seda, et see on kahtlane ettevõte, kellelt need rahad tulid. Käibevahendeid hoiti kinni, põhimõtteliselt ettevõtja käibevahendeid. Operail ka raha ei saanud, seda oli ju selle riigi ettevõte, ega siis Operailil ka ilusti ei läinud seetõttu. Ja hiljem ta tegi need maksed ära, läks teise panka, sealt võeti vastu, jõudis Operailile kohale, aga kahju oli juba tekitatud. Lisaks veel see, et kui Kaja Kallas oli peaminister, ma ei tea, kas ma mäletan õigesti, aga Operailil olid ju mingisugused lepingud Põhja-Soomes, kus tegeleti nikli vedamisega. Nikli vedamisega, kasumlik business, aga see ka jällegi seotud piirialadel ja Venemaaga ja kuhugile tuleb ju müüa ja kuskilt tuleb osta. Et Putin on ajutine, aga nikkel on enne olnud ja jääb pärast Putinit ka. Aga Kaja Kallas keelas ideoloogilistel põhjustel äriettevõtte, nagu Operail on, mis siis, et riigi omandis toona. Äriettevõtte kasumliku äritegevuse, sellega vähendati Operaili turuväärtust ja ma usun, et riik ei teinud nagu sellest tulenevalt väga head tehingut Operaili maha müümisel, sest müüdi maha selline ettevõte, mida oli rapitud, riiklikult rapitud, pankade poolt ja valitsuse enda poolt rapitud. Tehtud hind soodsamaks. Hind soodsamaks. Ja nüüd ma usun, et eks Ossinovski peab vastama, kui talt küsitakse nagu seda, aga äkki läheb nikli äri jälle käima ja äkki pangad võtavad jälle makseid vastu ja nii edasi. Need täitsa suuretu tegevus valitsuse poolt. Meil on ju kõik salastatud, mis salastada annab. Siin lehes pole öeldud, et kellele müüdi. Sina tead, kaugust sina tead? Mina või? Linnukene siristas turu peal. Et vaat, meil on küll aega vähe, aga mul meenub üks Rudolf Remmeli luuletus 1991. aastast, siis kui me iseseisvusime. Ja seal oli siukene lugu, müü maha mets
ja meri ja kallas liivane, sul lahjenenud veri siin pole viimane. Müü maha au ja häbi ja veri vesine, nii tunnet pole läbi su mine nina esine. Müü maha õhk ja vesi, müü maha hingest isamaa ja hakka kambakesi siis rõõmust kisama. Et see käib praeguse Eesti olukorra kohta väga hästi. Kisamegi. Putin on süüdi! jah, Võidame! jah, Võidame! jah, Teeme ta maa tasa. jah. Siis oleks saanud selle opereli eest rohkem raha. Ja, Aga nüüd näed, tehti vaikselt. Ühed semud kõik. ja. Aitäh teile, see oli väga hea vastus. Jah, me lähme edasi. VKG Oil AS loodab siis tselluloositehase ehitada valmis 2028. aastal Lüganuse valda, Ida-Virumaa. Aga mina küsin, et kust tuleb see toore, see mets, mida meil ei ole ja Venemaad saime küll ennem nii palju kui vaja oli, isegi rohkem. Nüüd ei saa. Nüüd ei saa. Aga kust see toore tuleb? Milleks selline teha? Kas see tehast üldse on vaja meile? Vaata, selle VKG-ga on siuke asi, et mul on olnud võimalus VKG-s töötada mõni aeg arendusosakonna juhataja asetäitjana. Ja siis oli meil suur tahtmine teha kummide utiliseerimise tehas ehk hakata kummidest tootma jälle kütust. Ja me jõudsime päris kaugele, aga ei olnud siukest liini, õigemini ei müüdud seda liini, kes oleks need kummid takkinud peeneks. Ja tolle tõttu see teema katkes ära. Isegi telekas sai sellest räägitud. Ja noh, seal on neid ideesid teisigi jäid olnud, aga nüüd on see tselluloosi tootmine päevakorras. Idee on tegelikult hea, aga ongi see sama, mida sa küsid, et kust see mets tuleb. Metsa meil ju ei ole enam. Kõik need andmed, mis meil avalikustatakse, on utoopia. Sellepärast, kas teate, millisest kõrgusest hakkab mets peale? 140. Umbes jah. Ja kui suurest pindalast? Seda ma ei tea. 100 ruutu. See tähendab, et kui kuskil pajuvõsa on, mis on võib-olla 1,50 m või 2 meetrit kõrge ja teda on vähemalt 100 ruutmeetrit, siis see on juba mets. Aga kui vaatame väärtuslikku metsa, siis seda ei ole ja seda ei tule nii pea, sest väärtuslik mets on maha võetud. Siin kaua aega Venemaalt salamisi veeti korraliku palki üle Peipsi Räpinasse, et need puidufirmad saaksid töötada. Ma ei tea, kas nüüd enam saab seda tuua, piirivalve on oma tööd tegemas hakkan. Aga selle tselluloositehase jaoks läheb ikka tohutu puit vaja. Ja sellega võtame viimasedki metsad maha. See on minu arvamus. No riik annab sinna 1,3 miljardit. Vaata, kui tegemist äriettevõttega, siis tekib küsimus, miks riik peab andma 1,3 miljardit. Riik tahab saada maksutulu sealt. Ja. Kui sina teed ettevõtte või Jüri teeb või mina teen, meie peame maksu maksma. Meie, kes tahab riik maksu saada, aga miks siis on niimoodi, et mingisugune Nossov tuleb ja saab 1,3 miljardit alustuseks nagu. Ja siis teeb sellise ettevõtte, mis tõmbab terve maa paljaks nagu, eks ole. Ja et vaata, siin on juba käärid sees ja mõtlev televahataja, raadiokuulaja võiks ju mõtiskleda nende asjade üle siin jõuluajal, et nii ei saa edasi minna. Nii ei saa. Ütleme, et seda tehast tegelikult Jüri ei ole vaja meile. Ma olen seda meelt, et seda ei ole meil vaja, sest teine asi, mida sellest plastmassist nii väga enam tehakse. Kaovad ära need plastmassist topsikesed, neid ei või toota enam. Plastmassist taldrikuid ei või toota, need kõik reostavad keskkonda. Ja see plastmass ju pakendimaterjalina on tohutu keskkonda reostav. Et ühelt poolt riik toetab seda plastmassi tootmist, teiselt poolt tarbija maksab nii selle riigi poolt antava toetuse kinni, kui ka maksab selle tekitatud plastmass pakendi kinni omakorda, sest sa pead ju selle kuhugi ära andma. Ja seda peab uuesti töötlema hakkama. Aga vaata, nüüd me oleme nagunii, ütleme, riskime olla siin putinoidid, eks ole. Aga vaata, enne saadet me ju rääkisime, et ega Eesti NSV-s nõukogude ajal ei olnudki nii mõistuse vastane elu. Ja kui sa nüüd räägid nendest plasti tootmistest ja meil näed, tervitame ka plastitööstureid ja võtame. Palju õnne!
Terviseks. Terviseks, et vaata nõukogude ajal ju siukestest topsidest niimoodi ei joodud ja kui meenutate, mina olin küll laps siis, aga ma ikka mäletan, mul vanaema töötas kaubanduses ja kõik juustud ja asjad, liha pakiti ju paberpakendisse. Ja riidest kotiga käidi poes. Mul oli siukse päkapikuga veel lasteaias, mäletan, väga uhke olid, et kuusepuu oli ja päkapikk oli peal ja ühel poisil oli samasugune. Ja vaat nendega käidi nagu poes. Ja Eesti NSV tundub, et oli rohkem rohelisem riik ja keskkonnasäästlikum riik, kuigi räägitakse vastupidist, et küll reostati jõgesid ja küllap reostati ka. Ma millega peaks muidugi arvan, et tänapäeval reostatakse ka, aga rafineeritumal moel lihtsalt. Nii et tegelikult me ei peaks midagi uut leiutama, vaid peaks nagu tagasi minema sinna mõistuspärase elu, lihtsa elu juurde, nagu vanasti oli. Vaat kui metsadest rääkida, siis mul oli võimalus 11-aastaselt hakata metsas tööl käima. Ja mis oli minu töökohustus? Töökohustuseks oli metsasihtide ja kraavide puhastamine võsast. Ja me pidime nad nii puhtaks tegema, et kuskil metsa all ei võinud ühtegi oksa vedelada, et kõik need oksad tuli kokku korjata, ära peletada. Ja millega seda põhjendati sellega, et igasugune murdunud puud ja mädanema jäetud puud, need tekitavad metsahaigusi. Ja kui nüüd vaatame, jäetakse, käige Taagaskohas. Seal on võib-olla kilomeetri maa kõndimise peal, te näed 200-300 tihumeetrit väga korralikku palki vedelemas, mädanemas. Aga miks ta mädaneb? Sellepärast, et looduskaitseala, sealt ei või midagi teha, kuigi näiteks lätlased koristavad ka looduskaitse alt maha kukkunud puud ära. Nemad leiavad, et metsaalune peab puhas olema, meie ei leia seda. Ja tolle tõttu ongi, et andku võid maameestele küttepuudeks, las töötavad ülesse, pangu töötud tööle. Ma käisin Saksamaal mentorprogrammis, ma nägin väga hästi, kuidas Saksamaal kasutati töötuid inimesi ära vanade hoonete lammutamisel ja metsade koristamisel, nende haigete puude koristamisel. Nad said tollest väikse tasu ja samas said ka riigi poolt seda töötu toetust. Aga meil on kuidagi see asi kõik reguleerimata ja toimub üks anarhia lihtsalt. Ja metsad lihtsalt tävivad. Võtame kas või Haanja Munamäel, suur osa metsast kõik on haige. Millest me räägime? Aga mina pean ütlema niimoodi, et kui sa seda juttu räägid, minul tuleb meelde minu vanaisa, kes nõukogude ajal oma Moskvitsi pagasnikus ehitas ümber puugaasi katla ja see Moskvits sõitis puugaasiga ja puugaasi toodeti metsakuivast. Ja kui hakkas otsa saama, tegi vanaisa peatuse, korjas ka talvisel ajal metsakuiva ja läks aga edasi Moskvits. Nii et ühesõnaga me siin räägime Tesladest ja ei tea millest, millel on akud ja kus tuleb Afrikas kasutada lapsi, et kaevandada, ütleme, haruldast maavara, mida ei ole mõtet kaevandada, eks ole, ja jällegi miljardit makstakse riiklikku toetust peale. Tuleks tagasi minna mõistuspärase elu juurde ja lihtsate lahenduste juurde, ausalt. Ega me olemegi sinna poole teel. Kui need elektri- ja maagaasi hinnad pidevalt tõusevad, siis ma olen küll seda meelt, et varsti peab koopasse minema elama. Aga just nimelt koopasse, sellepärast, et ei ole enam neid mehi ja naisi, kes oskaksid ehitada käepäraste vahenditega asju. Kõik on nagu eurotoetuste ja mingisuguste uute õppekavadega kutsekoolides, ülikoolides ära rikutud. Paberi peal on kõik hästi targad, aga reaalelus oskused puuduvad. Et ütleme selle teema lõpetuseks seda tselluloositehast ei ole vaja, esiteks ei ole tal toormeid ja teiseks nii hulka raha ära raistada. Aga ma vaatasin, kui õnnelik oli majandusministri Keldo nägu, nagu kuskilt hakkab midagi tulema. Seda enam, et ta tegi ettepaneku, et ettevõtjate elektri hinda alandada ja reatarbijate hinda tõsta. Jumal hoidku, milline fantastiline mõttelaad. Et seda peabki kiitma ja oleks imelik, kui ta selle peal ise rõõmu ei tunneks. Andro, ma küsin, et miks meedia, ma ei tea, kas seal sa ütlesid, et mõistuse puudus on ikka siukses õnsuses, nagu oleks mingi hulga raha võitnud, räägivad nii, et meil tuleb siuke võimas tehas Lüganusse valda. See piirkond hakkab elama, sinna tulevad 100 töölised. Kust kohast? Ma ei tea. Vaata, ei, ma ütlen sulle, ma toon jällegi, ma saan praktikuna tuua. Meil on ju alupuude tööstus Mulgi vallas, suhteliselt tõreda tasustatud vallas.
Pooled töötajad on Ukraina mehed ja naised ja teine pool töötajaid on Eesti naised. Eesti mehed tööd teha ei taha, mitte sellepärast, et vähe palka maksaks. Palka maksame nii ukrainlastele kui ka kohalikele Eesti naistele ikka hästi, ikka üle keskmise. Aga probleem on selles, et Eesti mehed, no nüüd hakkab see natukene muutuma. Siin keskkond on muutunud ja niimoodi, aga siiamaani on küll niimoodi olnud, et Eesti mehed lihtsalt ei pea sellele pingele vastu. Naised on vastupidavamad. Sama asja ma nägin, kui ma õppisin põllumajanduskoolis siin mõned aastad tagasi. Käisime lihtsalt lüpsilautades ja kõik põllumehed ütlevad ühest suust, et Eesti noored mehed ei pea füüsiliselt ja vaimselt sellele lüpsipingele vastu, mis seal on. See on ka vaimselt väga pingutusrohke töö. Ja põhilised töötajad, kes ongi pensionieas või pensionile lähenevad naiste rahvad, nii-öelda see nõukogudeaegne maasool, nemad suudavad selle pingele vastu panna, nemad suudavad tööd teha. Ei ole niimoodi, et täna töötan ja homme lõpetan töölepingu ära, et ikkagi aastast aastasse pikaajaliselt töötavad ja teevad. Et vaata, kui sa räägid, mida sina ei räägi, ajakirjandus räägib nagu seda, et kuskilt leitakse suur hulk töötajaid, siis need peab küll sisse tooma, ma ei tea, kas siis ka Venemaalt või Ukrainast või Valgevenest või üldse Afrikast, et ühesõnaga sealt, kus on füüsiliselt ja psüühiliselt tugevad inimesed veel säilinud. Aga nüüd ma jõuangi jälle selle sama riigieelarve juurde tagasi. Kui riigieelarves vähendatakse spordi ja kultuuri rahasid, see tähendab, et treeneritele ei saa ka enam tasu juurde maksta. Treenerite tasud võib-olla isegi vähenevad paljudes kohtades. On teine võimalus, et lihtsalt treeningutes osalete tasu tõsta, aga toda maksujõulist kontingenti ka ei ole. Ja tollega tõttu ei toimu ka enam sellist olukorda, et noored koolipoisid üldse füüsiliselt koormuse saaksid. Ma mäletan väga hästi oma lapsepõlves, kui palju ma pidin suusatama ja kui palju ma jooksma pidin. Nüüd tuleb laps kooli, poiss kooli. Mul on täna halb olla, ma ei saa kehalise tundi minna. Ja kui õpetaja ütlebki, et lähed, siis tulevad vanemad kohale. Ja kaebekiri. Ja kaebekiri. Et vaat see hakkabki sellest peale ja kui mõtleme, kui palju nõukaajal neid terviseradasid tehti, meeletult palju, ma tean, Põlva Kekiski me tegime mitu tükki. Need on lagunenud ja keegi ei käi ja ei korrasta neid. Aga vaat see ongi see, et meil räägitakse, et on vaja käia, teha, aga tegelikult selleks võimalusi looda. Oma spordiklubi näol ma tean väga hästi, kui raske on näiteks oma spordiklubis midagi teha. No Toomas teab ka kindlasti. Ja mina ütlen ka niimoodi, et vaata, kehalise õpetaja kutsus mind koolis alati, et Andro ei ole mitte spordimees, vaid Andro on tordimees. Ja ma sporti vihkan, ma ütlen ausalt, ma sporti vihkan. Ja siis tuli teha igast tiritamme asju, vaata seal lõuatõmbed olid ja siis oli vaja seal rööbaspuude peal toimetada ja minule tundus, see ei ole niisugune kosmoseteadus. Aga õpetaja ütles, et ma panen sulle 2 tead, kui sa seda ära ei tee. Ja mul polnud kuugil kaevata ja mul tulnud mõtteski, et ma kaebama hakkan. Ma ütlesin kodus isale, et kuule, tead, mind ähvardab kehalises, muidu on kõik 5, aga sa on kehalises 2, et jään istuma veel selle pärast. Ütlesin, et pane mul rööbaspuud üles garaaži, eks ole, ja pane mul see lõua tõmbamiskoht. Ja ma õppisin kõik selgeks selle asja. Ja ma vihkan sporti, ma vihkan siiamaani, aga ma tegin klassis lõpuks need asjad kõige paremini ära. Nii et kui inimene ennast kätte võtab, siis saab igaüks need normid ära täita ja peabki täitma. Tegelikult ongi ikka, ei saa päris liberaalne olla selle kasvatuse ja spordi osas ka. Et kui laps ei taha trenni teha, siis ärgu tehku, et istugu vaadaku seal pingi ääres. Mul õnneks on tublid pojad, kes on väga hinnatud sportlased ja tantsijad ja tänu nendele ma ilmselt püsin ka päris heas füüsilises vormis, sest nad kontrollivad, kas ma ikka teen korralikult trenni, kuigi aastad on sellised, kus võiks juba jalad seina peale ka visata. Et see on, ja ta hakkab teatud määral ikkagi ka kodust peale, kui ikka kodus pannakse lapsed tööd tegema ja mitte raha eest, vaid lihtsalt koduseid töid tegema ja pannakse, nagu mul pojadki käivad koos oma lastega jooksmas ja kõndimas ja kus iganes. Vaat sealt tulevad terved inimesed, ei ole nii nagu praegu sõjaväesed pooled sõjava kohustuslased ei ole mitte millekski võimelised. No selle teema lõpetuseks ütleme, et VKG Oil AS riigipoolne rahastamine tuleb ära lõpetada
ja tuleb midagi muud teha, mis Eesti riigil kasulik on. Mis te arvate? On õige? Igasuguse ettevõtete riiklik rahastamine tuleb ära lõpetada. Saaks riigieelarves kulusid vähemaks ja ei peaks maksutõuse tegema. No sina pead ettevõtjale ka kogu aeg rabelema. Ettevõtlus, minu ettevõtlust ei toeta keegi ja ma arvan, et meie televaatajate ettevõtlustega raadiokuulajate ettevõtlust ei toeta ka mitte keegi. Kui just Eesti Energia juhid meid ei kuule, eks ole. No, nii et ettevõtlus on, sellepärast ongi ettevõtlus peab ise looma lisaväärtuse kasumit, et oleks omanikule anda, et oleks töötajatele maksta ja lõpuks oleks ka riigile makse anda. Ma teen ettepaneku, Andru just kiitis, et teeme aplausi nende tublidele naistele, kes meil siin hästi võitlevad, et Eesti riik püsti seisaks. No nii, üks viimane teema on meil selline, et milline on olukord meil põlisrahvusega, rahvaga. Et sellest väga vähe räägitakse, aga Jüri on sellega tegelenud ja võib-olla sa alustad. No ausalt öeldes ma pean sind kiitma. Esimene kord, kui minu käest küsitakse põlisrahvaste teema kohta midagi. Ja ausalt öeldes sellest ei ole ei ajakirjandusest mitte midagi räägitud ja ei räägita ka Riigikogus mitte midagi valitsusest rääkimata. Et praegust on tekkinud ikka Eestimaale päris tugevad põlisrahvaste liikumised. On virulaste liikumine, on läänlaste liikumine, on saarlaste liikumine ja vähesel määral ärkab ka kõrvaste põlisrahvaste liikumine. Ja miks need liikumised on nüüd nagu tekkinud? Põhjus on selles, et põliste inimeste maadele on hakatud riigi poolt rajama ettevõtteid, mis kahjustavad nende inimeste elukvaliteeti, mis hävitavad kohalikku loodust ja kõike muud. Teine asi on see, et põliste rahvaste teema ei ole ainult meie Eesti teema. See on ülemaailmne teema ja selle kohta on võetud väga palju rahvusvaheliste organisatsioonide seadusi vastu, on ÜRO vastavad otsused põlisrahvaste ja imurahvaste kohta, on Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu otsused põlisrahvaste kaitsmiseks, on Euroopa Parlamendi resolutsioon maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise ja sealhulgas maa lõimumise kohta. Et neid seadusi on väga palju ja kui näiteks ma olen hästi kursis Nursipalu teemaga, Võrukeste kongressi teemadega, siis me pöördusime ka valitsuse poole ettepanekuga, et hakata tunnustama põlisrahvaste olukorda. Meil teadlased isegi tõid ilusa põhjenduse välja, kui pikka aega võrukesed on sellel maal elanud. Omast käest võin ütelda, et ma olen sündinud talus, mille omandasid põliseks minu kauged esivanemad 1780. aastal. Seda suurt talu kohta on jagatud ja sisuliselt pool küla on kõik ühest talust päritud ja seega võib neid edukalt nimetada põlisrahvasteks. Aga põlisrahvaste puhul on niimoodi, et ega näiteks põlisrahvaste puhul ei või ka riike ilma põlisrahvaste arvamuse kuulamiseta ja kaasa rääkimised mitte midagi teha. Praegust toimub näiteks nii saarlaste, virulaste kui võrukeste ja läänlaste põlisrahvaste õiguste diskrimineerimine, mis on põhiseaduse vastane tegevus ja millega see on põhjendatud. See on kas või selle samade kaevandamistega, kus ei ole kohalikku arvamust üldse arvestatud, kas või nende harjutusväljakute rajamisega, kus ei ole põlisrahvaste arvamust arvestatud, kas või Rail Baltica rajamisega, tuulikute rajamisega, et need on kõik sellised riigi poolt ettevõetavad suured projektid ja miks põlisrahvad sellele vastu on? Sellepärast, et ei tehta seaduses ette nähtud uuringuid ja kui tehakse, siis tehakse need kuskil kontori ruumides, kes tellib muusika, selle tahtmise järgi ka tehakse, sest tema maksab ja kui sa ei tee täpselt tellija soovi järgi seda planeeringut või keskkonnamõjude uuringut, siis tellija ei maksa raha. Ja kui vaadata nüüd, kui palju neid seadusi on rikutud,
nende uuringute teostamise. Ilmekas näide oli Võrus, kus oli keskkonnamõjude hindamine, avalikustamine, uuriti küll Nursipalu laiendust circa 10 kilomeetri kaugusel oleva Karula rahvuspargi metsiste tingimusi ja kohanemist müraga, uuriti mingite teiste lindude uurimist, aga see, mis sinna lahinguväljale või harjutusväljakule jäi, sellest ei sõnagi, natuke oli ainult Keretu Natura-ala kaitsmisest räägitud, aga et seal on tagatud kõik asjad. Natuke räägiti ka, et püütakse tagada, et naabruses oleva lasteaia müra ei oleks laste tervisele kahjulik. Aga tegelikult müra uuringud olid tehtud väikeste relvadega, kuna nüüd tulevad sinna K9, mille müra on 3 korda suurem kui Aubits, 155 Aubitsa müra, nii on vähemalt kindralid rääkinud. Kui praegused juba need kahurite mürad on Põlvasse kuulda, mis on linnulennuk 26 kilomeetrit kaugel, on kuulda Missosse, on kuulda Mänistesse ja isegi lätlased on ütelnud, mis teil seal Eestis toimub, et siuke paugutamine käib. Siis andke andeks, millised inimõigusi meil üldse Eestis austatakse. Andro. Jah, ei, ütleme niimoodi, et rahvuse mõttes ma olen poluvernik, minu vanaema on lätlane, aga ma olen vaadanud, mul kuutevarvast siiski ei ole nagu. Ja kui me räägime põlisrahvast seisukohalt, ma olen ka nagu, et siis mul tekiks nagu küsimus, et kes ma olen, mu ühelt poolt olen võroke, teiselt poolt nagu Pärnu inimene või kuidas, pärnakas. Nii et, aga ütleme, see on naljaga pooleks öeldud, aga ütleme sisuliselt, ma olen järjest enam veendunud, et Eestil tuleks hakata liikuma kas siis kihelkondlike või maakondlike autonoomiate poole. Sest need viimased arengud, kus rahvast üle sõidetakse, eestlastest on tegelikult viimased 30 aastat üle sõidetud, lihtsalt avalikuks on see saanud nagu nüüd, aga rahvustunne tuleb välja, et meil tegelikult peaaegu, et puudub, sest justkui oleme saavutanud nagu siukse rahuliku keskkonna, et välisvaenlast justkui nagu ei ole, et ainukene vaenlane ongi nagu see enne nimetatud Putin, eks ole, aga tema vastu on meil nagu väga head sõbrad, vähemalt me ise arvame niimoodi ja väga hea seljatagune, et seda me arvame ka niimoodi. Et eks reaalses konfliktis saab nagu aru, et kes on sõber ja kes on seljatagune ja kas seda nagu üldse on. Aga fakt on see, et rahvustunne meil tegelikult puudub. Selline rahvustunne, nagu meil oli näiteks laulva revolutsiooni ajal, kus me siis tahtsime justkui saada iseseisvaks ja tahtsime nagu hakata ise toimetama, aga nii kui me selle kätte saime, sama oli ka muide ju Vabadussõja ajal. Et nii kui Vabadussõja võit tuli, Vabadussõja ajal olime konsolideerunud, pärast seda algas kohe allakäik ja see allakäik tuligi sellest, et igaüks tõmbas sinna poole, kus ta parasjagu ise oli, nagu luik, haug ja vähk. Ja eks see tuleb nagu Eesti ajaloost, et eks Eesti ongi ajalooliselt olnud ju siin 10 või 12 või 15, kuidas keegi vaatab, kas siis suur kihelkonna või maakonna liit, nagu nii öelda. Ja paljuski geneetiliseltki on erinevad, sest näiteks pärast Põhjasõda toodi ju Rakvere kanti, kui olid kõik katkude ja sõja tõttu kohalikud talupojad ära surnud või maha tapetud, et siis toodigi madalmaadest põhimõtteliselt uued talupojad, nad õppisid selgeks eesti keele ja kui me täna läheme Rakverre, ega seal ongi teistmoodi inimesed, kui näiteks meie siin oleme, eks ole, kes me siin räägime. Nad on mentaalsuselt teistmoodi ja samamoodi Saaremaa inimesed on teistmoodi ja võrokesed on teistmoodi ja niimoodi lihtsalt ongi. Ühelt poolt on see meie suure, aga ütleme siis selle Eesti Vabariigi, ütleme siis niimoodi, suure Eesti rahva rikkuseks, aga teistpidi on see meile ka komistuskiviks, sest see ühistegevus ilma välise surveta, ajalugu on näidanud ja praeguse hetke praktika näitab ka ei tule välja. Ja minu lootus on nagu see, et aga äkki siis kohalikud inimesed, et see kohalik identiteet paneb tegutsema. Tõesti, kui võrokestele tehakse koduhoovi nagu nii-öelda harjutusväljaku nime all, ma ei tea mida,
või Viru inimestele hakatakse tegema kaevandusi, neid kodumaalt ära ajama või siis saarlastele tehakse meretuuleparke, pärnakatele, harjulastele, Rail Balticut. Et võib-olla see nagu oleks see, mis selle eestlase või siis nende kohalike identiteeti suudab nii palju mobiliseerida, et me ükskord saaksime inimesteks ja hakkaksime vastu nagu sellele, mis meid tahab välja suretada ja mis meil eluliselt kahjulik on. Ja selles mõttes ma näen jumet nagu sellel põlisrahva liikumisel. Ainuke küsimus on nagu see, vaata mida sina ka Toomas oled öelnud väga hästi, et jõuetus ei ole jõud ja ainus õigus on maailmas jõud. Et sul võib olla ka põlisrahvana, ma usun, et Ameerika indiaanlastel on sünnist alates ja mitusada aastat olnud õigused elada inimestena, elada rahvana, ainult et Ameerika Ühendriikide valitsus ei ole seda tunnustanud. Võib-olla nüüd näiliselt või kuidagi tehakse, kui on indiaanlastest riismed jäänud, eks ole, et maailmale näidata, et noh, et on reservaadid ja asjad. Kuigi mis elu see on, kui sa kuskil pool vanglas elad reservaadis, eks ole. Et noh, meie ei tahaks Eestis nagu sinnamaani mitte kuidagi jõuda. Et vaata, põlisrahva liikumise ma näen siis mõtet, et kui see mobiliseerib kohalike inimeste jõu vastuhakkamiseks ja kaitseks oma kodupiirkonna säilimiseks. Vaat sellega on selline asi, et selleks peavad olema jõulised liidrid. Kuidas see Eesti taasiseseisvus? Esiteks oli see suur fosforiidisõda, mida juhtis Juhan Laare. Väga jõuline kuju, siuke vaoshoitud, väga tagasihoidlik. Ja teine oli Savisaar, Edgar Savisaar. Tänu kellele tekkis rahvarinne, kuigi seda nüüd on kritiseeritud ühte ja teistpidi või kolmandat pidi, aga vähemalt oli. Ta oli ja tänu temale ikka suuresti. Ta suutis ka Rüütli ja Vaino sinna punti võtta ja veel mõned mehed ja tänu sellele Eesti iseseisvusse. Ja ausalt öeldes, ega kui näiteks venelased tulid isegi siia teletorni juurde, kes tuli sealt teletornist välja, oli Savisaar oma väikse saatkonnaga, läks paljarinnaga tankidele vastu. Et vaat siuksi mehi on nüüd vaja, aga neid mehi momendil ei ole. Ja muu hulgas oli seal, kui sa seda ütled, oli ka ikkagi Jaan Toots, ihukaitse ülemana Savisaarel. Nii et kui ta ikkagi Stalnuhhin ütles seda, et ta vabadusvõitleja ei ole, aga ta vähemalt seda ma ei tea, kas on või ei ole, aga igal juhul vähemalt ihukaitse ülem ta oli ja selles mõttes vabaduse eest ta sellel moel ikkagi võitles. Ja. Et vaat see on praegust puudus. Siin on tublisid, ma näen, et üks jõuke tugevam eestvedaja võib-olla on Kristjan Moorava. Ta on endine sõjaväe, see on olnud Šveitsisse ja ta on tutvunud selle Šveitsi kaitsejõudude ülesehitusega, kus on ka selline hea olukord, mis meil võiks olla kihelkonna põhine, sest Šveitsis on 4 erinevat rahvust ja igal rahvusel on oma pärad ja tolle tõttu Šveitsis näiteks juhust kutselist sõjaväge ei ole, vaid on välja õpetatud rühmajuhid või pataljoni juhid ja kui tahetakse õppust teha, siis rühmajuht või pataljoni juht kutsub endale sobiliku seltskonna kokku ja teeb nendega õppuse. Aga siukest, ütleme see, mis meil praegu siin toimub, see on puhtalt nõukogude aja pärandi. Korralised kohustuslikud sõjaväekohustused. Ja teine asi, Nursipalus oli raketibaas ju. See oli kuskil alla 1000 hektari oli see territoorium. Ma käisin seal seenel selle aia ääres ja 20 meetrit aiast ei võinud ligemale minna aiale. Aga ma ei näinud seal praktiliselt ühtegi sõdurit, ühe korra nägin. Tõid mulle veel tahvli sokolaadi, mingi punase relvastatud mehega sokolaad viskasid üle aia mulle. Ja ei olnud mingid. Aga nüüd harjutatakse seal tanke ja soomkeid ja mida kõike. Sinna oleks võinud teha raketibaasi edasi ja drooni väljaõppe keskuse. Ei oleks vaja seda 10 000 hektarit, ei oleks vaja seda müra, ei oleks vaja tohutud satu 1000 hektarit metsa maha võtta ja mingid teesid sinna ehitada. See on kõik raha tuulde viskamine, nagu ma olen ütlenud, see on liivakasti mäng lihtsalt välismaa sõduritele, millel ei ole Eesti riigi kaitsmisega mitte midagi ühist. No nii, sõbrad, ametlikud punktid on
realiseerunud ja ma istusin kodus, kui ma seda kõike ette valmistasin ja mõtlesin, Eesti riik on kreenis. Ja ka siin teie väljendasite täna, mis kõik on probleemsed ja mis kõige hullem on see, et meil tekib sõjahüsteeria. Kas keegi annab endale aru, kui NATO ja Venemaa lähevad kokku, mis siis juhtub? Ja ainult pulber ja me kõik oleme siit maailmast kadunud. Ja sellepärast ma mõtlesin ja ma loen nüüd ette, mis idee on ja ma tahan, et siis selge sõnumiga ei hakka mul seda olukorda kirjeldama, vaid millega me peaks tegelema. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele ehk Eesti iseseisvuse manifest on dokument, mis esimest korda loeti avalikult ette 23. veebruaril 1918 kell 8 õhtul Pärnus enda teatri õdult. Manifesti luges linnakodanikele ja Eesti rahvusväeosade sõdurite ette maapäeva liige Pärnust pärit Hugo Kuusner. Selle kohta koostati akt, mille sõnastuse järgi võis Eesti iseseisvast demokraatlikuks vabariiks kuulutamisel lugeda kuupäevaks toimunud juba 21. veebruar 1918. See on selline väike vihje teile, et mida me nüüd peaksime edastama. Alustame sinust kõige nooremast meelest. No ega sisuliselt vaata manifest Eestimaa rahvastele läheb ju kokku selle sama jutuga, mida sina räägid, Jüri, eks ole. Et ega Eesti ongi algusest peale olnud erinevate rahvaste kodumaa. Et kas me peame nendeks rahvasteks, nagu tänapäeval väga räägitakse siin, et venelaste õigused ja sakslaste õigustest vähem räägitakse või juutide õigustest, kellel oli oma kultuuri, oma valitsus, ju ka Eesti Vabariigi ajal hiljem ja ka rootslastel. Või me peame nendeks rahvasteks neid samasid virulasi ja võrulasi ja pärnakaid ja saarlasi ja hiidlasi ja nii edasi. Aga fakt on see, et sellest Eesti on alguse saanud, et manifest kõikidele Eestimaa rahvastele, kes siin elavad ja kes siin ajalooliselt on elanud. Ja see peab olema, Eesti siis peab olema nende rahvaste kodumaa ja peab olema see kodu kõige paremas ja kõige laiemas tähenduses, mis üks õige kodu on. Ta peab olema nagu kaitsev vihmavarri, kus on sul hea olla, rahulik olla. Peab olema ema, isa, armastus ja lapsed ja peab olema võimalik tööd teha ja edasi areneda ja peab olema vabaduse tunne. See tähendab mitte siis selline vabadus, et sulle räägitakse niimoodi, et me oleme vabad ja hõissa ja veel paremaks läheb ja vabadust tuleb kaitsta ja kuulete seal üleval, vabaduse hääl käib, eks ole. Mingid võõrad lennukid lendavad, millest meil tuleb renti maksta. Et see ei ole vabadus. Vabadus on nagu see, kui sa lähed oma taluhoovi ja sirutad ennast nagu laiali ja sa tead, et sul on tulevik ees ja tulevik ja töötahe ja teotahe ja sinu lastel ja lastelastel ja kõik see läheb edasi. Nii et me peame selle Eesti poole liikuma ja ausalt öeldes võib-olla tuleb uus manifest välja kuulutada kõikidele Eestimaa rahvastele või tuleb nii nagu mõned kuld või hõbe või briljantpulmapaarid kinnitavad abielu tõotusi, et peaksime uuesti kinnitama manifesti kõikidele Eestimaa rahvastele ja uuendama seda Eesti iseseisvuse mõtet läbi selle. Mida ma tahan öelda selle kohta, me ei saa valida oma naabreid, aga me saame naabriga elada koos. Me peame sellega elama. Me elame 21. sajandil. Isegi kui naaber on halb. Ja, ikka tuleb elada. Peab koos elama. Ikka peab. Me elame 21. sajandil ja ma olen kõik aeg eeldanud seda, et me tahame ennast pidada juba 9. põlva haritud inimesteks, siis me peaksime oskama ka sõjaka naabriga koos elada. Me ei tohiks teda torkida, aga me ei pea ka tema pilli järgi tantsima. Me peame olema iseseisvad ja mul ei lähe kunagi meelest mind kasvatanud onu sõnad. Poiss, kui sa suureks saad, ära mine kuhugi parteisse, ära kiru neid venelasi, ära kiida neid. Ole nendega lihtsalt neutraalne, kui nad tervitavad sind, tervita vastu, kui nad pakuvad sulle kommi, võta vastu, paku vastu, aga ära neid kiru, sest sellega sa teed endale haiget. Ja praegust oleme täpselt samas olukorras. Teine asi manifest. Ma lugesin hiljaaegu maarahva manifesti, mis on saare maalaste poolt interneti üles pandud. Ja ausalt öeldes see manifest mulle meeldis. See meenutas suuresti seda sama manifesti, mida sa, Toomas, meenutasid 1918. aastal Pärnus ette loeti. Et tal seal väga palju tõtt oli ja just neid suundi,
mille suunas me peame liikuma ja see oli suuresti seatud just selle rahvaste enesemääramise õigusega, valitsuse poolse mitte ülesõitmisega, isegi sõjalistel otstarvetel ei tohi rahvast üle sõita, peab rahvaga arutama ja kõike seda. Ja seal oli ka suund võetud just riigi arengule, inimeste elukvaliteedi parandamisele ja rahvuskultuuri püsimajäämisele. Aga praegust ma ei näe neid ühtegi tegurit, et meil austatakse neid. Vaat sellepärast ma selle tänasi, ma mõtlesin, ma ei ole kellegi nõu pidanud, isegi mitte oma abikaasaga, et tulin siia, lugesin ette, et mul teeks mõte ja ma mõtlen, et Jüri on väga professionaalne omavalitsuse tegelane, väga suurte kogemustega, sina oled noor, perspektiivikas ja väga andekas mees, et kus me peaks alustama, et kas mingisugune siis väike kogum teha ja sealt edasi minna ei kust? Peame hakkama ette valmistama. Tuleb hakata eestimeelseid mehi ja naisi koondama. Ja päris tõsiselt, mitte erakondlikust kuuluvusest või mitte mingist grupi kuuluvusest, vaid tõsiseid, töökaid, ausaid, aatelisi inimesi. Ja kellel on selgroogu. Täpselt nii. Ja südant ja mõistust. Ja tuul aastal hakkad sa vedama seda asja? Hakkan vedama. Ja sind tahan ka kaasa ja sind ka. No, ma tegutsen ja teid, head televaatajad ja raadiokuulajad. Et ma tegutsen praegust küll rohkem nagu nende saarlaste ja virumaalastega. Ja nüüd tuleb üks jõud tekitada. Tuleb konsolideeruda. Nemad on teinud ettepaneku ka võrukestele, aga võrukesed kuidagi on tagasihoidlikud siiani olnud. Ei ole nagu koostöö kokkuleppega nõustunud ja ma ei saagi aru, miks. Aga saarlased ja virulased käisid ka 25. või millal see Võrus oli see suur keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu, käisid meid toetamas, kuigi neid nimetati meedias rändtirtsudeks, aga nende sõnumid olid väga õiged ja kui need niinimetatud asjamehed seal Tallinnast, Irkikist ja keskkonnamõjude hindajad ikka ei muutnud oma suhtumist inimestesse, siis hakati laulma lihtsalt, et Mats alati on kange mees, neid vanu laule ja lõpus lauldi ka Saa vabaks Eesti meri, too laul ka veel ära, et see näitas tegelikult väga kõvasti nende paarisaja inimese meelsust, kes olid sinna saali tulnud, et see oli väimas. No, ma olen Androga seda meelt nõus, et tuleb see aktiiv moodustada ja keegi peab seda vedama ja kaasama neid inimesi, kes tahavad seda teha. Andro meil siin olemas, näed, sul on isegi kelder, KV kelder. Trelle ei ole akendel. Trelle ei ole, veel ei ole. Ja loodame ka, et ei tule, aga kõige tähtsam on see, et see ei jää siia tänaseks, et ta juhtu teemaks, et see läheb, me loodame sinu peale. Sinu peale, Jüri. No nii, kallid sõbrad. Mida rohkem meid kokku tuleb, seda tugevamaks me muutume. Ja tead, kelle peale me veel loodame? No. Me loodame taeva Jumala peale, aga me loodame ka inimeste, kes meid vaatavad ja kuulavad mõistlikkuse ja aktiivsuse ja mehe meele peale. Selle peale loodame ka. Ja sa oled alati saadav. Mina olen alati saadaval. No nii, kallid sõbrad, sellega on täna Toomas Pauri autorisaade lõppenud nii YouTube'is, kui see läheb veel Kaguraadiosse. Ja ma tahan teile head kuulajad nii YouTube'is kui ka Kaguraadios soovida ilusaid saabuvaid jõule, et meil tuleks rahu siia maa peale, et me hooliks ja armastaks oma esivanemaid, kelle haudadel me küünlaid viime ja nagu sa ütlesid ka, käiks kuulamas, mis taevaisa meil seal kirikus ütleb. Need ilusad jõuluaega ja palun teil igaühel, eeter on vaba. Õnnerikast uut saabuvat aastat, kui see ükskord kohale jõuab ja mõistlikke otsuseid siis. Mina sooviksin jõuludeks ja aastavahetuseks hingerahu ja uuel aastal kainet mõistust ja ajupesust vabanemist.